Tšau, ma olen Karl Killing. Mina olen Villem Trillem ja täna me vaatame, kas Eesti Laulu laulud kruvivad või ei kruvi. You could tear me apart any minute if you only wanted to. Blue rays, the sky is the limit. I'm a fool for your loving. Ma tegelikult ei viitsi rohkem kuulata seda. See on minu arust nagu Olli on Eesti Laulu Joker nagu. Tal on räme fännibaas. Iga kord, kui sa vaatad ka mingid välismaa nagu arvustusi, siis kõik on lihtsalt Team Olli. Ja ma hakkasin sellepärast muigama, et nagu Olli on tagasi nagu. Meie Villen on tagasi nagu. Need ikka kärbsud augustis, et nagu tuleb välja sellel õigel ajal ja siis kaob ära jälle, kui ei ole nagu hooaeg. Minul isiklikult jätab see lugu suht külmaks, et tal ei ole minu jaoks seda mingit X-faktorit seal sees, mida ma näiteks esimesest Olli Eesti Laulust kuulsin. Tiim mitte praegu Olli, aga võib-olla millalgi hiljem. Aus. Võimatut, sa tahtsid võimatut. Sa said. Taevas jäi üles, koinu Weekend Festival. Tunda on, et Grete on ühe pürmüüdi mehega abielus. Et muss kõlab juba väga sarnaselt. Drop oleks võinud selles mõttes võib-olla olla rohkem eksperimentaalne või olekski mingi anima drop olnud, Jah. Sest et seal olid see mingi, ma ei tea, mis see instrument või hääl seal on, mis teeb seda mingit nagu... See on mingi arpeggiator. Jah, no mingi Stranger Thingsi kola, et see hakkab maalt välja tulema, et süke, et siis nagu justkui see drop oleks ka selline. Aga ma isegi nagu mingi asi nagu kruvis seal. Ma ütlen, et mul kruvib siis. Ma ütlen, mul ei kruvi. There'll be days like this, days like this, See lugu on vokaalselt nii raske, nagu ma võin kohe öelda laivis seda laulu esitada, ma arvan, on. Kui Nöpp suudab selle ära teha, siis mina annan enda makspunktid talle. Aga minust sellega on huvitav see, et või üldse see Eesti Laulu fenomen, et kas nagu paljud artistid, kellel on suur kunstiline väärtus, lähevad sinna nagu hea lauluga, aga hea laul ei tähenda, et see sobib Eesti Laulule ja tavaliselt nagu vastupidi, et Eesti Laulule sobiv laul ei ole alati ka nagu hea. Et ma tunnen, et see on nagu süke nagu täpselt see keskpiir, et see on nagu hea laul, aga ta sobib ka nagu Eesti Laulule. Pigem kruvib. Jah, mul ka kruvib. Leekidega kaaterkoera riima otsas kraake. Sõidan sulle sisse nii, et otsa ees on kraater. Mu lipp on musta värvi, silmad mustad pärlid. Kuid maandun uuel rannal abikaasad jälle närvis mu. Ma nagu ausalt ütlen, siis see lugu kõlab minu jaoks nagu see oleks pidanud klaapšlaagil olema. Mina oleks pigem saatnud nende poolt Keerleb Eesti Laulule kui selle. Ma saan aru, et see on nagu see selline mängulisus ja mingi, kuidas öelda, Tommy Cashilikkus ja Joost Kleinilikkus on väga trendikas praegu Eurovisioonil. Meil on viimased 2 akti olnud sellised. Mina arvan, et äkki Euroopas see aeg on nagu läbi. Samal ajal ma ei tea seda mingit Balkan poppi nagu tehakse juba mingi 20 aastat, on ju, et... Kuigi tal on see, et ta jääb meelde, on ju, see ho-ho, ta on lihtne meelde jätta, aga tal mingi see kõrvauss on nagu samal ajal puudu. Ma isiklikult arvan, et sellel lool läheb nii hästi Eesti Laulul. Ma olen täiesti veendunud, et ta on seal top 3, top 2. Ma ei tea, millegi pärast mina oleks ootanud neilt rohkem nagu. Ma saan sellest kontseptsioonist aru, sellel on täielik X-faktorlus olemas. Aga nagu see lugu ise, ma arvan, nagu... Minul isiklikult lihtsalt vist väga nii ei istu nagu. Ja siin on jälle kindlasti see, et mis ta nagu laval teeb.
et sükst asja laval on, ma kujutan, et päris raske edasi. Väga raske enda, jah. See on nagu võib-olla see nagu make it or break it. Mulle vist ei kruvi see, aga mulle väga meeldivad salmid ja ma arvan, et need kutid on nagu top 5 praeguseid kirjutajaid. Üldse Mussimaastikul, ma olen ka nõus sellega. Või kuidagi nagu jääd kuulama, nagu, et mis sealt nagu järgmise nagu sõna tagant tuleb, et see on oluline. Nad ka motiveerivad mind olla parem kirjutaja. See läheb kuidagi väga sügavaks teha. Aga see laul ei kruvi. Jah, sama. Mul ei kruvi, aga väga austan neid. Glaze. Heavy glaze. Pidid ikka glaze'i olema. Heavy glaze. Minu jaoks see nagu produktsioon rikkus selle loo ära mu jaoks nagu. Ta kõlab nagu 2017-18 aasta Tiesto järeltulija, kes on FL Studio template'i lahti teinud. Sorry. Idee, melo, ülipaigas. Oleks võinud lihtsalt koputada mu uksele nagu, et jõu. Las ma aitan välja. Sa hui oleks ukse lahti teinud. Sellist. Mul nagu meeldib see. Ja seda kuulates ma mõtlesin näiteks, miks ei ole, ma ei tea, Träedat äkk kunagi proovinud Eurovisioonile minna. Ühesõnaga siin jälle mul nagu kruvib see. Ja mulle ka tegelikult ka kruvib. Mul lihtsalt ainukene asi, jah, nagu ma ütlesin juba, Produ. Aga ma ei tea, mul nagu kruvib. Mul ka kruvib. Don't keep calling me. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall in love with the way you see anyone that comes your way. Ta tekitab kohe mingi atmosfääri. Kuidagi minu arust selles loos on suudetud ka tabada mingit emotsiooni läbi mikri. Et nagu ei ole seda, et ta on lihtsalt staatiliseks ajatud, vaid sa nagu tunned mingit voolavust loos, mis minu arust on nagu väga lahe kontrast sellele, mis praegu on olnud. See on väga hea laul, minu arvates. Ilus muusika ja mingi emotsioon seal kindlasti taga oli. See on toorus, mis mulle meeldib. Aga no jah, selles mõttes põhjusega, et see inimene töötab nagu rahvusvaheliselt ja ma toimetan nagu Eestis, et ma ei oska sellist nagu muusikat kuulata ega nagu hinnata. Mul nagu ta ei tekita minus mingit emotsiooni. Minul ta tuleb vasakust kõrvast, läheb paremast välja. See on nagu musikaalselt intelligentne lugu nagu. Kuulad mingeid nüansse, kuulad, kuidas läheb esimese reffi poolest teise reffi, tood akordid sisse, et tuua rohkem emotsionaalsust välja. Mina isiklikult arvan, et see saab kindlasti välismaa žüriilt väga head punktid. Ma ei tea tuult tiibadesse, aga no, fakt on see, et meie ülestimuleeritud maailmas, kui sul on, oletame, sul on Kääri ja sul on see laul ja siis järgmine on mingi Joos Kleiniks, Klišeerika Max, siis sa nagu, sul lihtsalt hakkab nii igav selle ühe laulu ajal, et sa nagu unustad selle ära kõige selle varri keskel. Et see on nagu see OG brainrot isegi mingil määral, sest et see, mida rohkem sa näed ja mida intensiivsem see on, seda rohkem see meelde jääb. Aga on ju nii? Ei, väga hea point, jah. Ma ei tea Eurovisioonil, võib-olla on väga head šansid, võib-olla jällegi me teeme selle full circle'i ära ja tagasi tulevadki mingid ballaadid ja ma ei tea, mis see on power ballaad on selle, mis ei ole vist. Loodan. Ja, mul kruvib. Bismillah, mul ei kruvi. Brainrot vision. Can't feel the distance. Can't feel the cold. Pressure is rising. Can't hide no more. Kidra sound. Lihtsalt veider. There's a warrior inside of me. I'm gonna take myself, get on my feet. 'Cause I got to. Noh, Kidra sound. Produ on üliäge nagu. Väga räigelt meeldib selle loo Produ. Aga nagu teised asjad on veits nagu kahtlused. Mul on räige vibe, et ma olen ülikibestunud siin.
et ma olen 6 aastat seda momenti oodanud, et siia istuda jälle ja ma lihtsalt nagu ei ütle mitte ühtegi ilusat asja, aga lihtsalt jälle mul nagu tuleb see mingi Vanilla Ninja jäätis ette seda kuulates, et ma arvan reaalselt, kui sa paneks selle nagu peale mitte kontekstis, et see on uus Eesti Laulu entry, ma arvan, et enamus inimesed võiks öelda, et ma olen seda kuskile kuulnud, aga ma ei tea seda laulu. Ja jällegi, siis tekib see nagu, et kas sükest laulu on vaja nagu veel teha. Ei kruvi minul. Jah, Sven Lõhmus, kui sa näed seda, siis kutsu mind stutti, aga mul ei kruvi. Sven tegi selle või? Noh? See on Sveni produ. Jah, peaks saama küll. Ei olnud või? Miks Sven ju teeb ainult mingi... Sven ei teinud Vanillat või? See ei ole Vanilla Ninja. Vaadake, nüüd nägite mu head näidet praegu või? Aga reaalselt... See on hea näide, minu meelest, et Gilli arvas, et see on Vanilla Ninja. Võib-olla minu see jutt ajas sassi, aga nagu see on, saad aru? See oli väga haige praegu, tõesti. Vouk. See on Ninja. See on Vanilla. Epic to be true. No näiteks siin juba mul tekitas mingit emotsiooni, jah, siin on jälle mingi see As It Was'i mingi vibes on siin veits. On küll, jah. Aga nagu siin on nostalgia, mingi see, siin on need soundid. Mul ei tekita refrään kohe nagu mingit seda wow-efekti. Me võid vajus ära praegu. Mis nagu minust eriti Eurovisioon on ülitähtis nagu. Aga see nostalgia nagu osa mulle meeldis, aga ka jälle kuidagi jälle nagu tampis ühte suunda ära. Ei tea, kuidas sul? Mul ei kruvinud kahjuks. Mulle ka ei kruvinud. Aga Sven, kui näed seda, siis kutsu stuudiosse. We play the game like bandits, living like some love-drunk fanatics. I don't know how it happened, but I think I like it. And I think you like it. Mul ei ole sõnu praegu. Võttis sõnatuks Sveni produ ja... No nii hea oli, jah. No ma võin öelda. Mulle isegi meeldis, mõtlen ausalt. Mulle nagu see on huvitav on kogu see Keter, Jaani Keter rebuild ja nagu mingi revival sellel projektil, aga ma olen nagu 2 silmaga ja 2 kõrvaga kaasas, et huvitav on. Tal on hästi huvitav, millest Ketteri viimastel lauludel on nagu, kui sa kuulad ta hukke, siis nad on nagu meloodiliselt väga monotoonsed. Nad on nagu hästi kas 2 või 3 nagu noodi vahel ja see tegelikult töötab, mis on hästi huvitav, sest mina isiklikult ootan pigem Ketterilt just nagu mingit vokaalselt rasket lugu iga kord. Ja mulle meeldib, et ta läheb nagu mitte otseselt lihtsama lahenduse peale, vaid sa lihtsalt ei oota seda talt hetkel. Sellepärast nagu täpselt samamoodi, kui ma hakkasin seda lugu kuulama, ma olin mingi, kes see on? Sest ma ei saanud algus aru, et see nüüd see Ketter. Ja see oli just pigem hea, et ma ei saanud aru nagu selles kontekstis. Mul kruvib. Mul ka kruvib. Down, down, down it goes, drinking from the barrel. Round, round, round it goes, round from hand to hand. Mis on see lugu? I'm an albatross. Oi, ei. Anja. Anja. Brothers left and right, I can hear them falling, singing of the songs no one ever. Vähe läheb peale või? Ja mis värk sellega on, et nagu ma ei tea, kaua see Eesti Laul on käinud mingi 20 aastat või vähem või? Ühesõnaga, ühtegi korda pole selle aja jooksul keegi teinud piraadilaulu ja siis ühel aastal on 2 piraadilaulu. Mis toimub nagu? Et mis see mingi piraatlus tuleb tagasi või mis teema sellega on? Ma mõtlen lihtsalt, mis selle laulu väljund on, et lähed sõpradega purjetama, paned selle peale, aga samal ajal nagu see mingi džinn ei ole hittinud veel ja siis nagu on veits liiga tummine see kikk ja kõik. Et nagu, või nagu mis see, ma proovin aru saada sellest kontekstist, või see ongi tehtud lihtsalt Eurovisioonile, Eesti Laulule. Siis ma tulen selleni, et näiteks ma ei tea, mu vanaema vaatab telekat, no see ju täiesti ehmatab nagu kõrvakiled ära ju. Siuke nagu ETV-st tuleb selline asi prime time rahvustelevisioonist. Sul ongi nagu nüüd valida, kas Jolly Roger või siis see? Jolly Roger all day, every day. Ja mul on ka Jolly on pointed, et Jolly on clear ka siin ja ma nõus. Ma tahan näha, kuidas Viktor
laval sellist asja esitab, kuidas Stig laval sellist asja esitab? Ma loodan, et neil mõlemal on eye patch. Wow. Kui muidugi Maxil ja Erikul juba ei ole, siis kui on, siis te saate ühed paned vasaku silma ette, teised parema silma ette, siis on aus. Mul ei kruvi see laul, sorry. Mul ka kahjuks ei kruvi. Joo, see oligi Gruvi saade ja minu 12 punkti läheb Nepile. Minu 12 punkti läheb ilusale Eesti muusikale. Kuula meie albumit, kui Tallinn juba magab ja kuula Eesti laule. Tšau. Tšau.